Täna õhtul 34. maailma riigis esitletud kunstiduo Colorres loob otse-eetris skulptuuri. Tere õhtust, head sõbrad! Õhtusaade on jõudnud ka esmaspäeva, nii et rõõm, et olete telekat ees. Ja tere õhtust kõigile ja meil on siin külalised Helena ja Vahur, tere teile. Kunstnike paar, kelle kohta võib öelda maailma rändurid. Te olete käinud 34 maailma erinevas riigis kunsti tegemas ja erilised selle poolest, et teete siis skulptuuri, maali, valgusinstallatsiooni ja palju muudki ilmselt sinna sekka ja seote selle kõik üheks. Olen ma õigesti aru saanud? Täpselt nii. Täpselt nii on, väga tore. Meile meeldib kõiki erinevaid asju lihtsalt kokku panna ja kolad igal pool ringi ja seda lihtsalt väljendada. Super. Ja täna olete te oma kolamistega jõudnud meie stuudiosse ja oma kola kõik kaasa võtnud. Vabandust, kui ma niimoodi ütlen. Aga sellest kõigest hakkab valmima kunst, eks ole? See on siis taies, mis on mitte praegu teil kokku lepitud, mida hakkate siin saates lihtsalt tegema, vaid te saate inspiratsiooni meie saatest. Kui nüüd tuleb väga halb saade, kas tuleb ka väga halb kunstiteos? Ma ei usu, et see halb tuleb. Tegelikult igas energias nii heas kui halvas on midagi head. Selles mõttes, et positiivne ja alati peale. Ja, et me natuke jõudsime juba siin sepid seda asja, et aga see ei ole see, mis tuleb. Siit veel tuleb, nii et teile mõnusat saadet ja siis me vaatame, mida me teie pealt siis korjame kõikide inimeste pealt kokku ja siia sisse panema. Praegu meil ei ole põhjust isegi tegelikult selle kunstiteose nime veel küsida, sest et see ka ilmselt sünnib alles ilmselt saate lõpuosas, eks? Ei no, tegelikult me võime öelda, sellel on, see on õhtusaate emotsioon. Õhtu emotsioon. Väga tore. Huvitav, kas üldse nii lühikese aja jooksul olete te varem pidanud looma sellist täit tervikut? Loomulikult oleme, ja. Laivis neid kunsti tegemisi ikka on olnud ja... Põhimõtteliselt mitte meie ei pane täna teid proovile, vaid te panete hoopis meid proovile, et me teeksime hea saate. Et tuleks hea ja positiivse emotsiooniga. Tegelikult see on mõlema pidine, eks meil on ka... Energiavahetus. Meil on väga palju ideid peas ja see tuleb kõik siia saada. Super, kuulge, jõudu tööle ja varsti näeme, mis siit kõik sünnib. Tere tulemast tagasi, head sõbrad, õhtu jätkub ja meil sai saate alguses pandud paika siis plaan teha üks korralik kunstiteos siin ja Helena ja Vahur on nüüdseks juba vaata, et pool saadet tegutsenud. Ma ei oska öelda, mis siit täpselt tuleb, aga kunstnikud ütlevad lähemalt. Kuhu me jõudnud olema omadega? Täpselt poole peale. Nii nagu poole saadet, pool kunsti. Kas see esimese intervjuu emotsioon on siia nüüd kantud pildile? See kõik tuleb lõpus välja. Kõik, mis on koos ja siis eks te saategi küsida ja siis me saame teile öelda ka. Meil juba tegelikult juba mingi suund on meil käes, mõte on meil olemas ja sõnum on ka juba valmimas. Siin oli mingi võrestikene, mis siin juba nii kuiv peal on, nagu kivi. See on kiirkips. Kiirkips ja niimoodi saadki teha, otse valmis ja? No selles mõttes hea, et kui on vaja kiiresti skulptuuri ehitada, siis kindel karkass alla ja tugev kips peale ja ta on juba valmis ja saab näitusele minna. No nagu ma ütlesin, pool saadet on peaaegu varsti möödas, pool on jäänud, nii et ärge siis pikalt siia ootame äge, saate lõpus tahame taiest näha. Tere tulemast tagasi. No, Helena ja Vahur on meil nüüd siin diivani peal istet võtnud terve saate. Olete täna meil siin toimetanud ja valmistanud kunsti. Me kohe vaatame selle kunstiteose üle, et mis te siis valmis saite. Aga räägime natukene teist nüüd lähemalt. Nagu ma saate alguses ütlesin ka, te olete 34 erinevas riigis teinud skulptuure, suuri seinamaalinguid, väga uhkeid teoseid. Kuidas selline tore Eesti kunstnike paar avastatakse või leitakse? No need tulevad meie juurde. Mitte te ei paku ise, et võtke meid. Taustaks just praegult Norras Altas, kus on need kuulsad koopamaalingud olid näiteks, et samamoodi leidsid meid kuskilt üles, me ei tea kust kohast ja pöördusite meie poole. See tähendab seda, et teile tuleb kõne, hello, Vahur, Helena, I am from Oslo. I am from Frankfurt ja me tahaksime teie pilti. Ütleme nii, et rohkem muidugi tänapäeval meili teel, aga nad tulevad ise meie juurde. Ja selleks on kindlasti suur abi on ka sotsiaalmeedial ja just nendel teostel, mida kui sa saad teha avaliku ruumi teose ja su autogramm on seal all ja see on leitav, siis kindlasti, ütleme, su nimi on nagu avalik. Ja see vist on teie jaoks sellise maailma artisti jaoks väga tähtis ka, et see Instagrami link oleks seal all ja et siis tihti sealt nähakse su portfooliot. Loomulikult, kui seda ei oleks, siis inimesed kes selle tegi. Või siis ees ja perekonnanimi, meile meeldib panna lihtsalt ees ja perekonnanimi, nii nagu me päris oleme. Kuulge, aga selliste tööde jaoks, nagu me näeme, siin on suur terve sein või terve maja külg on, siis on vaja ikkagi lisaks sellele heale käele
ka ikkagi, ma ei tea, masinaid ja tõstukeid ja kraanasid ja see kõik käib ju selle suure tegemise juurde. Kas te ise opereerite? No näete, siin on praegu üks maja, kus on see pääsuke kui kõrgele tehtud, et siin on vaja ikkagi ju tõstukiga jõuda, kas te opereerite siis masinatega opereerite ka või? Mustamäe elamuspäeva. Ja me põhimõtteliselt me oleme aja jooksul õppinud selgeks kõik need tõstukid. Taamal Helena seal üleval. No näed, see on üks masin, millega opereerite, jah? Ise paneme need kõik püsti, ma mõtlen just tellingutest ja jah. Ja meil on ka väga head professionaalsed juhendajad olnud, kelle abil me oleme kõik need asjad selgeks saanud ja tegelikult see on päris suur väljakutse jõuda tõstukeid valdamiseni ja kõrguse kartus ja kõik muud asjad. Ja selle juures on kindlasti väga oluline see ohutus, et sa pead seda teadma, sa pead seda rakendama kindlasti. Alati nagu peab olema pigem ettevaatlik kui suvaliselt natukene. Ja, sest et me oleme küll näinud mingisuguseid suuri seinamaalinguid, kunagi mõtte selle peale, et kuidas see valmis on. Vaatad, oi, kui lahe asi on tehtud. Vahepeal on täpselt nagu teil täna oli, et ei mahu tõstuk kuigi ära ja sa pead ehitama kõik need tellingud mitu meetrit üles ja neid tassima ja vedama ja nii, et hea trenn on ka. Et enne kui kunsti saab tegema hakata, tuleb muud tööd teha, eks ole. Mis on kõige kaugem koht, kuhu teie kunst on jõudnud? Paali saarel. Mis seal on? Liblikas. Paalisaarel on liblikas. See on Paalisaarel liblikas, jah? See on ikka armas liblikas. Meile meeldib joonistada liblikaid, linde ja loodust reisides, kui me oleme ringi. Ja see oli tegelikult üks huvitav asi. Me avastasime ühed huvitavad Indoneesia kunstnike tooted, värvid. Me tahtsime väga neid proovida ja siis me nagu tegime nagu nende toodetega vastavalt kohale, kuna seal oli hästi palju liblikat seal samas kohas, lendaski. Inimesed on nii paduvandekat, ma praegu tunnen näbi juba. Koha, kuhu lubati teha ja siis tegime. Te olete teinud kusjuures mitte ainult niisama pilti või maalin kuskile, vaid te olete teinud ühe kooli peale ka siis teosed ja Fred Jüssi on ka punti tulnud, on siin nii-öelda mingi lisanüansi juurde pannud, et seda kunstides peaks vaatama siis koos heliga, ma saan aru, et kui me paneme käima video, siis seal on teie teosed ja linnulaul. No vaatame korraks. Kehra kool. Täitsa müstiliselt ilus. Kust siis see idee tekkis selliselt see kool kaunistada? Tegelikult ma Helena räägib natuke kohe edasi. Ma olen ise Kehrast pärit, see on mul sünnikodu ja niisugune hästi armas ja tore koht ja mu enda juured on sealt ühe töö juured on aastast 1600 juba, nii et ma olen ise Kehra koolis õppinud ja see kooli fassaad oli niisugune lagunenud, selline ole ja siis me Helenaga käisime sealt läbi. Ja põhi oli väga keeruline ja siis me põhimõtteliselt pidime ka keemiat õppima selle seina käigus. Et siin on üks asi, mida väga paljud ei tea. Väga paljud pinnad tuleb ette valmistada, immutada mingid vahenditega seened välja, mingid kinnitusvedelikud sisse panna, värgid, mingid spetsiaalsed vakid. Hästi oluline on see, et see maal jääb ju püsima, et hästi kauaks. Ja ta oli vana sein, aga ta nägigi välja nagu lõuend, nagu kergelt nagu selline varieeruv. Ja koostöös siis vallavanemaga tuli idee, et teha sellega midagi ilusat, aga õpetlikku lastele. Ja punti tuli ka Fred Jüssi. Me läksime ta koju külla ja ta õpetas meile linnudest väga palju. Ja need linnud valis tema välja, helid valis välja ja koos temaga me nagu panime selle paika. Ja põhimõtteliselt sa istud seal pingi peal, kuuled linnulaudu, siis Fred Jüssi ütleb oma mõnusa maeda häälega, mis lind on. Ja siis sa vaatad sealt tabelilt ja siis otsid tähtede järgi seda nagu üles. Oi, kui väga lahe lähenemine. Ta õpetab ka nagu. Ja ootamatult sai tänu teile kuulsaks mitte ainult siin Eestis, vaid ka mõnes maailmaportaalis Laimjala bussipeatus. Mis siis Laimjala teile tegi, et ta nüüd vääris sellist kuulsust? No vaadake, siin ta on, oi kui nunnu. Seal elab üks tore tädi Mare. Tädi Mare. Nooda talust, kes võttis selle projekti ette. Ja siis kohalikel oli idee, et teha sellisest bussipeatusest midagi kaunimat. Ja õpetlikku. Ja et bussiootajatel oleks siis huvitav ka. Ja need pole lihtsalt taimed, vaid need on? Kohalikud siis taimed, mis seal? Loopealsed. Ja liblikad. Kõike, keda kohtab siis seal piirkonnas ja loopealsetel. Ja tegelikult üldse see bussipeatuse, see ümbruskond on hästi palju harivaid teoseid täis veel, seal on muid asju ka. Ja kuidagi ta nagu sattus nagu sotsiaalmeediasse
ja kuskil rahvusvahelises botaanika-grupis jagati seda ja sealt läks lihtsalt mingi sadu tuhandeid vaatama. Võib-olla sealt teile tuleb nüüd järgmised 100 tööotsad. Ma lugesin neid kommentaare, seal oli ka, et keegi Kanadast, meil on ka vaja, siis kuskilt Austraaliast, meil on ka vaja bussipeatused sellised. Kuulge, aga te tulete praegu tagasi just üsna värskelt, siis ma saan aru, olete käinud Lätis ja Leedus. Seal ehitatakse teemaparke, kus teie olete siis ka mingisuguseid teema, ma ei tea, kas tube või... Lasermängumaad. Lasermängumaad. Fantaasiamaailmad, keskkonnad. Nii, ja see on see, mida me näeme nüüd ekraanil. Just eilne värske. See on eilne värske. Video. Mida te saite siin siis teostada? Hetkel ei ole see kindlasti valmis, see lisaks, jah, kindlasti, et praegu ehitusjärgus nii-öelda. Ja kui näete, et see on üks kultuur, mis valmib, sinna tuleb hiiga suur ämblik, kellel on niisugused elavad, liikuvad valgusega silmad, niisugune monstrum ja taga mäed, koopad, et me oleme loonud siis juba 3 fantaasiamaailma, mis on, üks on kuu peal, teine on planeet Marsil ja nii edasi. Ja seal on siis nii valguskunst, meie sise- ja arhitektuur, kujundus, kuidas kõik seinad, kuidas kõik on mööbel, kõik on, me oleme disaininud, kuidas see kõik on. Temaatika, mäed, butafooria, skulptuurid, seinamaalid, isegi kuni kõik see, põrandani mis te välja. praegu on siin, näete, see ei ole valmis hetkel veel. Et see on selline nagu... See kõik on teie tehtud. Selles mõttes, et see on meie loodud. Meil on alati kaasas ka oskuslikud töömehed, tiimid, kes siis aitavad neid asju püsti panna. Alati meil on muidugi ajapiirang, et me peame lihtsalt inimesi kaasama, et seda valmis. See on tegelikult suur asja ajamine, koordineerida kõiki elektrikuid asja ja meil on samamoodi väga suur tiim, kes meid koordineerib, et see on tegelikult suur protsess. Väga lahe. Ja kas ma saan nüüd õigesti aru, et see, mida te tegelikult täna meie saate vältel tegite, on selline nagu miniversioon sellest, mida te seal Lätis ja Leedus tegite, noh, kui nii võib öelda, et ta on nagu väike näide sellest, et seal te kasutasite siis samu, noh, ütleme meetodeid, eks ole. Põhimõtteliselt me võtame oma fantaasia, me pakume selle välja, me näeme kõike, mis meil ümber on, me paneme selle kokku ja siis see hakkab elama nii värvis, vormis kui valguses. Paneme siis selle meie väikese miniversiooniga elama, vaatame, mis tast on saanud. Ma näen, et värvid on küll väga meie saatelikud, aga mis tema sisu siis on? Võite meile siis julgelt tutvustama hakata, kelle või millega tegemist on? See on siis tänase õhtu emotsioon ja meil on alati niisugune asi, et me paneme oma igasse kunstiteosse sisse soovid. Ehk siis see, kuidas öeldakse, see kuju on siis nii teile kui saatevaatajatele, kõik, kes seda vaatavad, just need, kes ei vaata, peavad järgi vaatama ja need, kes saates osalesid, see toob õnne ja see toob edu ja see ravib terveks kõik maailma probleemid. Nii et me paneme talle elu ka sisse kohe. Nii, see elu sisse tähendab mida? Tal on tuluke sees, jah? Ja see näitab seda, et kunst on elus ja siit sees tulevad välja kõik need head emotsioonid. Näed siin taga ka. Ja ta on täitsa kõva. Ta on täitsa kõva. Siuke tugev. Väga lahe. Selline. Ja see taustapilt? See on siis talle lihtsalt taustaks, et kuna me ikka oleme nii seintel kui vormis kui valguses praegult, siis tegelikult kolmas asi on puudu, ehk siis seda me praegult veel juurde ei panna, me paneme tavast ka heli juurde, valime, komposeerime mingid erinevad asjad, et heli veel... Ma võin laulda. Ma tahtsin seda, Robert, äkki sa laulad midagi, aga ma kardan, sa võid ära. Ei. Jõulud enne midagi. Väga ilus, väga tore. Me katsume sellele kaunile kunstile koha leida, eks ole, väärilise koha, aga see on kahtlemata väga-väga ja kõik, kes täna saates osalesid ja vaatasid, et see toob teile õnne. Nii, ma loodan, et Vahuri ja Helena tegemistega teie Instagramis, mis selle lehekülje nimi on, kust saab vaadata teie kunsti? Väga tore. Colores art tähendab prantsuse keelest colores värviline, väga lihtne, värviline kunst. Te olete üldse hoidnud asja lihtsana, see on tore ja näete, kus see teid viinud on Kehrast ja Saadjärveäärest, siis ma saan aru laia maailma. Colores art, vaadake, mida noored kunstnikud teinud on. Aga me ei saa veel lõpetada enne, kui me mainime ühte hästi toredat siis fakti. Jah, mitte teie ei ole olnud kunstnikud, kes ainult loovad, vaid te olete olnud modellid. Ja te olete modellid ja siis õpilased olnud ühele väga legendaarsele mehel nagu Tauno Kangro. Ja tema on siis, kui ma nüüd mäletan õigesti, valanud pronksi ühe kuju, mille modellid olete teie kahekesi olnud. Jah, täpselt nii. Ja te olete selleks, et see kõik saaks ilusti tehtud, olnud ühes konkreetses asendis. Kas te näitate ette selle asendi? Oota, las nad räägivad konkreetsest sellest taiesest ka kõigepealt. Ja, noh, tegelikult ma tahtsin mainida, et see ei ole ainuke kuju, mis ta on. Neid on päris palju, tal on nagu väike seeria. Teid on palju? Ahaa, aga see, millest Robert on praegu teadlik, see asub meile päris lähedal.
Maardu armunud ja muide Tauno Kangro galeriis on täitsa näha kohe terve seeria väikseid Helenaid ja Vahurid nagu pronksis niimoodi, et minge vaatama. Ja tema ongi tegelikult see, kes on meile andnud inspiratsiooni, et kuidas minna vormis ja pildis suureks. Vau, väga lahe. Ühesõnaga Maardu sedasama pronkskuju, kes on näinud, siis need olete teie. Paneme ekraanile see originaali ja siis vaatame teie seda poosi ja televaata saab saate lõpus vaadata, kas on hästi välja kukkunud. Nii, ja aitäh teile tulemast. Me vaatame siis lõppu. Assaa. No kuule, täitsa üks ühele ju. Assaa. Ja nüüd, kui me läheme Maardusse, siis näete, et need inimesed on tegelikult ka väga ilusad, mitte ainult pronkskujuna. Milline tants. Väga ilus. Aitäh tulemast. Palju edu teile. Jõudke kaugele ja meie saade tänaseks on lõppenud. Aitäh vaatamast. Kohtume homme õhtul. Kõike head. Jube lahe. Kuulge.